rahvas tuleb. Ta ringutab niimoodi. Ja niimoodi. Ja niimoodi. Ja niimoodi. Ta astub väikeste sammukestega pesukausi juurde, võtab õõrnalt vett ja tupsutab silmi. Iga naiste rahvas tupsutab hommikuti silmi. Nüüd tuleb välja vanaema ja teeb ilusa nõtska kõnnakuga ja ka ringutab ühtepidi. Oi, vanaema võimleb ja teistpidi ja ühtepidi, oi. Ja tupsutab ka silmakesi niimoodi. Vups, 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 väga hästi. Siis nad tervitavad niimoodi kaunisti teineteist. Nendel on tore perekond, kus kõik elavad rõõmsalt koos. Ja siis läheb vanaema tuppa pannikooke tegema. Või tuppa minna, aga emakene jääb õuele. Emakene hakkab pesunöörikesele panema pesukest kuivama. No niimoodi võtta kausist, tead küll. Lõksudega naks-naks kinni ja järgmine ese. Kui korraga tuiskab õuekesele tema väike tütreke Mari. Ja samamoodi õue jõudes Marikene ringutab. Kuulge, teie kaua te istute, ringutage kaasa. Ringutavad ühtepidi ja teistpidi. Ühtepidi ja teistpidi. Marikene paneb vett silmadele, teie ka. Vupsad silmad puhtaks. Siis läheb ema juurde ja annab talle käekese. Ja ütleb tere hommikust, emake. Marikene ütleb, emakene, ma lähen täna metsa Marjule. Ei tohi minna. Täna on pühapäev. Metsast ei tohi mitte midagi kaasa võtta. Muidu metsakuningas karistab. Tule paneb tuppa kooki sööma. Ja ema läheb tuppa, aga Mari läheb juba peaaegu ukseni koos emaga. Siis aga mõtleb ümber, jookseb tagasi. Ema läheb tuppa, sest vanaema teeb koogikest maasika-moosiga. Mari aga jookseb kõrvale aita. Ait on koht, kus hoitakse igasugust meie mõistes kola. Vanal ajal hoiti korralikke asju. Ühesõnaga üks ruum, kus on igat sorti värki. Ta tuleb sealt tagasi, käes suur korvikene. Jookseb korvike, tule. Jookseb korvikesega ja jääb keset õue seisma. Kui ühtäkki avaneb laudauks. Laut on see maja, kus peetakse loomi, lehmi, lambaid, sigu ja kukkesid. Võib-olla olid need teised valged ka. Mis need on? Need on need? Kanu, just nimelt. Kui avaneb lauda uks ja sealt poolt tuleb sisse keegi muu kui väike, armas, tore kassikene. Kissu. Tule. Kissa. Oi, üks väike tuleb veel. Kissa. Tere, pissikene. Tere. Kass tuleb ja jääb tüdruku ette seisma. Ja korraga, oh imet, kass küsib inimkeeli. Tüdruk, mis sa täna teed? Mida sa lähed? Mis sa metsas teed? Korjan marju. Mis sa marjadega teed? Mis sa rahaga teed? Mustan kaelehte. Ai, ütleb kass. Täna on pühapäev. Härra metsa mine. Muidu metsakuningas karistab sind. Ja kass läheb tagasi. Lootuses saada piim. Tüdruk aga tahab nii väga saada endale laekvere kõige ilusamad kaelaehed, et ta jookseb metsa poole. Mine nüüd. Jooksuga metsa poole. Sina ka või? No mine metsa poole. Nii, ja siis, kui ta on metsa jõudnud, oi, mis metsas toimub. Metsas hakkavad linnukesed laulma. Oskate laulda linnu moodi või? Siut. No proovime. Käod kukuvad. Kuku. Varesed kraaksuvad. Kuidas see käis? Kraaks.
Mare siia! Kraaks! 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 Sa oled ka vares või te kraaks siis? Kraaks! Ja siis varesed lendavad tagasi. Sajab vaikset vihma. Sajab, mis sa passid, sajab. Ja siis tuleb tüdruk juba täiesti metsa sisse. Kummardab ja korjab imekauneid marju, näiteks maasikaid. Palun korja maasikaid. Korjab ja korjab. Kui ühtäkki kuuleb ta metsas sammud tulevad. Teeme samme ka või? Põmm. Oi, ei tule sellised sammud tulevad. Põmm. No teeme. Ja eemalt jookseb siia poole ei keegi muu kui jänes. Jänes, tule siia. Ruttu. See on mu väiksem vend. Jääb tüdruku ette seisma ja küsib. Tüdruk, mis sa metsas teed? Marju, mis sa marjadega teed? Müün maha. Mis sa rahaga teed? Ilusama kogu Laekveres. Tüdruk ütleb, ära täna marju korja. Muidu tuleb metsakuningas ja karistab sind. Ja jänes jookseb minema. Tüdruk aga lööb käega. Las olla. Ja korjab marju edasi. Aga nüüd hakkavad linnud laulma veelgi kõvemini. Käod kukuvad veel kõvemini. Need varesed lendavad kohale ja kraaksuvad. Ja vihma sajab juba kõvemini. Varesed! Kus varesed on? Üks tuli. No kraaks. Lenda tagasi. Väga hea. Kui nüüd korraga hakkab metsast kostuma tõeliselt suuri ja tugevaid samme. Põmm. Sammud tulevad. Põmm. Ja ei tule keegi muu kui metsakuningas ise. Ta jääb tüdruku ette seisma. Koos haidjaga. Jääb tüdruku ette seisma ja küsib, mis sa siin metsas teed? Mis sa siin metsas teed? Mis sa marjadega teed? Mis sa rahaga teed? Ära näe vaeva. Ütle. Ära näe vaeva. Ma kingin sulle ehte. Ja ta paneb tüdrukule kaela. Mis sa? Sa saad kodus kaela Ja ta võtab tüdruku kaasa. Nüüd läheb asi huvitavaks. Tuleb võõras mees. Metsakuningas. Ja võtab kaasa tüdruku. Mis nüüd saab? Nüüd sajab paduvihma meeletult kõvasti. Nii kõvasti nagu kunagi varem pole Laekveres tänatud. Nüüd hakkab välku lööma. Pumaki. No löö välku. Pumaki ja veel. Pumaki ja veel. Pumaki. Tüdruk sai vist ehte kätte ja nüüd jookseb tüdruk imekiiresti kodu poole, sest et see mees on teda veidikene hirmutanud. Mis siis, et see mees ütles, et ta on metsakuningas, kes teab, kas ta tegelikult on ja ema ei lubanud võõrastega kaasa minna. Ta jõuab koju ja ema võtab ta vastu. Aga ta kaelas ei ole mitte ehe, vaid suur ja kuri madus. Ema võtab kiiresti tütre kaelast ussi ja viskab selle kaugele maha. Nüüd saab tüdruk aru, et pühapäev on mõeldud ainult puhkamiseks ja pühapäeval ei tohi metsast mitte midagi kaasa võtta. Ema vaatab tütart ja ütleb, kas said aru? Tüdruk noogutab peaga ja ütleb, ehe polegi oluline. Ning nad lähevad üheskoos vanaema tehtud kooke sööma.